olen Sander ja suundume siis selle hooaja viimasele etapile Libatsesse. Ja Libats asub siis Pärnumaal. Me oleme pool maad Paidist juba sõitnud. Kell on 7:40 ja meil on üle poole tunni aega siis tehnilise kontrollini. Aga Libatse selles suhtes on üks oodatumaid etappe tegelikult. See toimub seal Libatsesse külas sees ja eelmine aasta toimus ka. Rada peaks olema 100% sama ja saab päris äge olemas. Eelmine aasta meil oli väga edukas võistlus seal Libatses. Me saavutasime esimese koha. See oli ka minu karjääri esimene Eesti Autospordiliidu võit üldse, et see oli päris eriline päev mulle eelmine aasta. Aga proovime siis see aasta seda võitu korrata, sest selle väikse esiveo punkti summa on siis ka tegelikult veel lahtine. Et eks vaatame päeva lõpus siis mitmendaks keegi jääb siis aasta lõpus. Et päris omajagu sprinte on tegelikult see aasta juba sõidetud ja vaeva on selle nimel nähtud. Ja meil on ka lootus kindlasti saada top 3. Et meistriks on vast raske saada juba, sest me oleme nii palju neid esikohti ära andnud, oleme teiseks jäänud. Aga teine, kolmas koht on täitsa reaalne. Mõnes mõttes on natuke naljakas, kui jääks kolmandaks, sellepärast see hooaeg on ainult üks kolmas koht tulnud. Aga kuna kaks halvimat etapi punkti lahutatakse maha, siis tulebki natuke teistsugused summad sinna üldse. Dokumendid esitatud, tehniline kontroll tehtud, ühtegi probleemi mure ei olnud, kõik sobis tehnilise onule. Ja hakkamegi Servisparki püsti panema. Aluskatted ja peaks ka mõtlema, kus ma selle auto panen. Ma arvatavasti kuhugi siia panen. Ja siis peakski rajaga varsti tutvuma minema, sest stardini on õnneks jälle 2 tunni aega. Pindisin 3 korda raja läbi ja ülivinged katsed, nagu tõesti ülivinged. Et on kruusa, on muda, on asfaldit, on pori, et vahelduvad olud. Ja mulle meeldib see, et tünniralli ei ole. Polegi põhimõtteliselt tünne ega midagi, et on ainult 2 ikaani. Ja ülejäänud on lihtsalt ainult sõida kiiresti. Aga siin on ikkagi osad kohad on, kus saab väga kiiresti ja kus on nagu libe, et eks seal näha. Kohad tuleb selgeks õppida, aga üldiselt on ikka väga vinge. Ma arvan, et poole tunni pärast, või mis ma arvan, tean, poole tunni pärast tuleb esimene auto starti ja peakski äkki auto soojaks ajama ja hakkamegi valmistama siis stardiks. Saingi auto valmis, tegin klaasid puhtaks, vaatasin õlinormid üle. Rehvi rõhud on veel vaja vaadata. No nii, lähme teeme ära siis, päris kaua oodanud seda hetke.
see ei tulnud üldse välja. Teeme videoanalüüsi, sest sõit oli väga kehva, nii palju napikaid oli, et eks ma pingutasin üle ja Albert on mulle päris palju mõtteid andnud, kuidas saab kiiremini. Jälle üks koht, kus pidurdasin liiga hilja, valgus välja, hästi palju napikaid oli. Kõik ühes, juua ja mämm. 4 kilovatti juurde tuleb. Ei tule midagi. See on hommikul Türi Alexelast võtsin selle. Loodame, et on normaalne bents. Teine voor sõidetud. Nüüd vahetame rehvid ümber. Päris asjalik kulumine on tekkinud. Vähem tagumised ette ja praegu siis teine aeg. Kaotas üliväike 0,0-dega jälle. Esimene voor oli samamoodi 0,65-ga kaotasime, aga ikkagi teine. Ja meil on veel võimalus ralli võita ja me praegu siin Albertiga mõtlemegi, et kuidas saada veel kiiremini. Vaatame videosi ja tõstame rehvid ümber, nagu mainisin. Ja hetkel praegu rohkem midagi. Põhimõtteliselt, et praegu on kõik enda teha, et auto on väga hea. Aga tõstangi nüüd rehvid ümber. Starti lähen, siis ma vaatan korra üle. Kas sul seda kaan peale? Ei ole Jaare, sul on see kaan puudu. Mul on ka seda kaan, muidu võiks kaane peale panna, siis ta ei saa hüppata. Ja nüüd ma saan aru, kus see klõps. Aga vaata, ta ei teegi enam. Ei, ta ei tee. Sa võid lükata küll tahadega. Aga huvita, kas seda kokku mulju või ette natuke? Läheb üldse katki äkki. Sa mõtled, ma ei julge seda teha praegu. Üldse katki on teile. Aga midagi ta hoiab ikkagi. On. Ei, on. Midagi ta hoiab ikkagi selles suhtes, aga... Kuidas teil läks muidu? Meil on ikka nivi nabindad. Hetkel on 3, aga 1,5 sekundit on taga ja hapsakat teha ei tohi. Käisime siis Albertiga vaatamas katseid ja avastasime päris palju nippe. Ma arvan, saime targemaks küll ju. No, eks näha ole. Ja ongi siis poole tunni pärast on siis minu 3. voor. Ja see on väga-väga otsustav voor. Mis sa arvad, Albert, kuidas mul läheb seal? Ma arvan, et... Sa võid ausalt öelda? Tuleb võita ära ikka, kui mingit lolli viga ei tee. Ühesõnaga vaatasime Albertiga videosi ja üks tagasipööre oli nii aeglane, et me vaatasime üksteisele otsa ja naersime laginal lihtsalt, et see oli nii aeglane tagasipööre, et see ajas nii naerma.
et kui tegelikult seal tagasi pöörduba teeks kiiremini ja samamoodi sõidaks tegelikult edasi, siis oleks juba tegelikult mingi võit nagu olemus. Aga lähme pingutame siis ja loodame, et läheb hästi. finišit läks veovõlg äkki. Kõik see velg on õli täis ja et joppas, täiega joppas, aga õnneks ta suutis ühe rattaga finišisse ära vedada ja katsevõit ja võitsin ralli ka. Et päris hästi läks. Aga nüüd ongi vaja kõik need asjad kokku panna. Et päev on pikk olnud ja tuleb ära teha. Õnneks mul on täna väga hea abiline, Albert. Tänu Albertile ma võitsingi, Albert andis nii palju head infot mulle ja vägev. Et väga palju sai pingutatud, videosi vaadatud ja tegelikult see vaev tasub ära ja kokkuvõttes Eesti meistriks sprindi üldis ei tulnud. 3. tulin vist
aga punkti vahe oli väike ja napilt ikkagi Eesti meistritiitel läks minema. Aga midagi ei ole teha ja ma arvan, et pole hullu. Aga nüüd paneme ka asjad kokku ja poodiumile. Võime tipa-napa veel. Tegelikult mul ei ole vaja rohkem, sest vints. See vints on ka niimoodi. Tegelikult tahaks kagumusrattegi siia selle... Me laseme grammi veel. Olen autos igaks üks katki läheb, et ta vaatame alast olla, mul oli hommikul ka niimoodi. Küll sina oled ikka tark poiss. Ei no mina lihtsalt püüsin leidlik olla. Asjad koos lõpuks. Kõige tüütum asi peale rallis asju kokku panna, aga jah, et ootame autasustamist, sest osad veel kaklevad nende karistuste pärast veel. Ja natuke veel ja siis saab äkki Paide poole tagasi ka sõitma hakata, et päev on pikk olnud ja suht väsinud juba. Võitjatena Sander Mikkels.